No nii, tere tulemast siia videosse. See video nüüd siin on täielikult, ma olen ju kodune, ma olen chill ja see video on selle koroonaviiruse eri. Sest et praegu on siuke aeg, eks ju, et kogu maailm on sellest nüüd nagu mõjutatud ja otseselt me kõik ju istume, eks ju, kodus. Et see viirus et me ei nakatuks ega me ei levitaks. Ja see on nagu kõik, mida me praegu ühiselt teeme. Me mõtleme selle peale, me liigume, et see jama, mis meil siin toimub, põhimõtteliselt kas seda lahendada või oodata ära, kuni see mööda läheb. Teeme nagu mõlemat. Ja see video siin praegu ei ole ma ei tee mingit põnevat videot, ma lihtsalt jagan natuke oma mõtteid ja ma jagan seda, mida nagu mina teen. Et nagu igapäevaselt ja ma ei tea, lihtsalt ma mõtlesin, et kuna kõik niikuinii on kodus ja vahivad on ja igast seriaale, filme, YouTube'i videoid, kuulavad podcast'e veel rohkem kui enne, eks ju, sest et kodus on ju igav, siis lihtsalt chillime ja räägime veits juttu. Nii et sellest ei tule mingi põnev video, sa võid nagu skipida seda ka, ma lihtsalt teen mingit sisu siia, et oleks mingit sisu ka tehtud. Minul on praegu 23. märts, viimati ma käisin rahvarohkes kohas, ma käisin enda sõbrannaga kinos, see oli 11. märts ja pärast me käisime restoranis ja ma unustasin restorani ühe kotikese, nii et 13. märts ma käisin veel seal kotikesel järgi, aga ma ei puutunud kokku nagu inimestega. Nii et põhimõtteliselt mul on nagu peaaegu see 2 nädalat inimestest eemal nagu kodus olles ära tehtud. Nii et ma arvan, et mul viirust ei ole. Aga ma iga 3 päeva tagant käin poes, ma püüan valida hetken, mil on nagu vähe rahvast. Ja ma ostan nagu süüa, sest mul on nagu kuivaineid ostetud veits kokku, aga ma muidu käin regulaarselt poes. Minu jaoks, mina olen siuke sell, et ma olen väga äärmiselt introvertne inimene ja minu jaoks üksinda kodus olemine on minu lemmik osa minu elust. Selles mõttes, et ma olen kogu aeg üksinda kodus. Minu jaoks ei ole see ise sotsiaalne distantseerumine ja see karantiinis või isolatsioonis olemine ei ole minu jaoks nagu midagi uut, et see ei aja mind hulluks, sest et see on minu lemmikosa minu elust. Sest mul on nagu netis lihtsalt nii põnev ja ma teen tööd ka netis. See ongi see, kuidas ma olen enda elu üles ehitanud, et ma ei pea tegelikult inimestega kokku puutuma. Inimestega, kellega ma kokku puutun, on minu perekond ja minu lähedased sõbrad, kes on mul niikuinii 20 aastat olnud. Et see on nagu minu isiksusele. Karantiin ei ole mingi probleem. Aga ma saan aru, et paljudele on täiesti arusaadav. Mida mina teen, kui ma välja lähen nüüd selle viirusega, on see, et ma kannan kogu aeg kindaid. Mul on need puutetundliku otsaga kindad, näppudega kindad, nii et ma saan nagu enda telefoni kasutada. Kui ma käin poes, siis ma hoian inimestega distantsi. Poes ma mõtlen ette välja, mida ma ostan. Nii et ma võtan kõik asjad enda ostukorvi ja ma lähen ise teenendusse ja ma löön need asjad läbi, maksan oma ostude eest ja tulen koju. Nii et ma ei puutu kokku inimestega, nagu ma olen teadlikult. Ma tegutsen niimoodi, et keegi hingaks mulle kurku, on ju. Ja et ma ei katsuks ka mingeid asju. Kui ma tulen tuppa, siis mul on välja kujunenud nagu rutiin. Ma võtan ära jope ja saapad, on ju, ja esimese asjana ma lähen vanni tuppa käsi pesema. Ja ma pesen ära nii oma käed seebiga kui oma kindad. Ja ma panen enda kindad radika peale. Need kuivavad mingi paari tunniga ära. Ja siis üks asi, mis ma olen hakanud tegema, mis ma netist leidsin, loomulikult ma ei soovita seda kellelegi, sest et mina ei saa võtta seda vastutust, et midagi üldse aitab viiruse ära hoidmisel. Aga mida mina teen on, ma võtan kange alkoholi, viina, võtan supilusikatäie, panen tassi ja segan sinna kaneeli
mis on nagu siuke spicy on ju. Ja ma panen selle segu keele peale ja ma nagu hingan seda sisse, sest et see pidi nagu desinfitseerima ülemisi hingamisteid, mis muidugi ei vasta selles mõttes, et ära võtta seda tõena. Mina lihtsalt teen seda, ma tunnen, et see midagi minu jaoks aitab. Ära võtta seda nagu, et see midagi võib aidata, sest et vaevalt, et midagi aitab, aga ma vähemalt teen midagigi. Vaata, sa võid teha kas mitte midagi või proovida midagigi teha. Nii et see on, mida ma alati teen. Nagu selline desinfitseerimine. Ja ma söön väga palju toorest küüslauku. Et isegi kui mul midagi sees on, siis ma ei tea, äkki midagi tugevdab on ju. Ma olen ostnud kokku kreipe. Vähemalt korra päevas ma söön ühe kreibi ära. Või noh, ma pressin sealt selle mahla välja on ju. Mis ma veel teen? Ma ostan väga palju ingverit, nii et ma teen hästi kanget seda ingveri teed. Et nagu olla lihtsalt füüsiliselt väga nagu immuunsus oleks tugev. Ja ma käin õues jooksmas ka, ma olen käinud siin nüüd selle karantiini ajal niimoodi, et jah, noh, vabas õhus niimoodi, et ma ei jookse nagu inimestest kuskilt lähedalt mööda. Keset päev on rahvast vähe tänavatel, kui päike paistab, siis on mõnus joosta, ma füüsiliselt on ja vere lööb käima ja see on nagu tervisele hea ja nagu aitab sellisele, noh, trenn aitab. Kui sa oled närvis või ärevil, siis see füüsiline selline pingutus aitab seda kergendada. Või noh, tähendab, see on kasuks füüsiline trenn. Ja muidugi nagu ikka, ma vaatan väga palju seriaale, filme, videoid, kuulan podcaste. See nagu, mida ma alati teen. Nüüd ma olen 6 aega teinud TikTokke. Minust sai on ju TikTokide tegija. Sa võid vaadata ka minu kanalit nagu TikTokis. Ma olen nüüd 6 aega seda teinud. Mul läheb seal väga hästi. Kui ma vaatan analüütikat, siis see on 10/10 on ju. Nagu inimesed, seal Eesti neid vaatamisi ei ole nagu kuvatud. Ma ei tea. Me vist kasutame seda liiga vähe veel. Aga mul on seal mingi üle 4 miljoni vaatamise küll. Sest mul on 2 videot on vairalid. Ja see on väga lahe. Ma saan nagu ükskõik mida teha ja esineda. Mulle meeldib see. Ma kehastan seal tegelasi ja see on mu lemmik, mida ma saan toas teha. Nüüd on need sissetulekute osa on ja. Mina saan enda sissetuleku ju teha nii, sest et ma saan seda teha kodus. See on minu videod. Mul on mõned koostööd. Ja kui ma teen siin niisama videosid, siis sa võiksid nende videote juures vaadata ära või need reklaamid, mis tulevad kas enne või pärast videot, sest siis on minu sissetulek suurem. Et seda nagu on ja. Ja ma loodan, et kui sul on, tähendab inimesed, kellel on ju, kes saavad teha tööd interneti kaudu, siis see on suurepärane, sa saad seda teha kodust. Ma lihtsalt täna hommikul mõtlesin selle peale, et midagi lendis mulle suhu, et need, kes teevad nagu füüsilist tööd ja kes peavad nüüd kodus olema, siis ma arvan, on väga hea nagu mõelda hästi rahulikult, et mida sa saaksid kodus teha ja läbi interneti. Ma ei tea, on igasugu asju, mida sa saad nagu toota või ma ei tea, võib-olla ei pea selle peale üldse mõtlema, aga ma lihtsalt ise mõtlesin, et on tegelikult igasugu asju, mida inimesed saaksid nagu tellida, mida sa saaksid toota. Nagu, et Eestis siseselt sa saad midagi toota ja välja me saaksime seda müüa midagi nagu, sest et kõik inimesed on kodus ja kõik nagu, ma ei tea, lihtsalt, et mõelda nagu, mis variante veel oleks sissetulekutele. Sest et noh, kõik on nagu muutumas, sest kõik on nagu lukus, on ju. Vaat siin on nagu need minu mõtted praegu siin. Need on minu karantiini mõtted, see viirusvärk. Lihtsalt kui on niimoodi on üks asi on muidugi see, et mina ju omal, kuigi ma elan on ju siin üksipäini oma korteris on ju, siis ikkagi poole ajast ma ju olen käinud kogu aeg ema ja õe juures. Nemad on aga Hiiumaal ja see on nagu lukus.
mul ema ütles nagu natukene ette ka, et Hiiumaa hakkab siin lukku minema, et kui sa tahad tulla, siis tule kohe, on ju. Ja ma mõtlesin, et kui ma lähen, siis ma ei saa sealt ju pärast ära ka. Nii et ma tegin selle otsuse, et ma ei ole Hiiumaal. Nii et ma olen Tallinnas omadega. Et nendega ma olen nagu perega ühenduses telefoni teel ja neti teel. Samuti ma soovitan, on igasugu äppe, kus sa saad nagu virtuaalselt oma sõpradega kohtuda, mida mina olen nende sõbrannidega teinud. Minu sõbrannid muidugi on kõik pilla-palla mööda maailma, eks ju, eri riikides. Nii et meie kasutasime seda äppi House Party, kus siis kõigi meie näod olid nagu ekraanil on ja me saime omavahel suhelda, seal saab mingeid mänge mängida ja värke teha on ja et nagu koos aega veeta virtuaalselt. Et need asjad on nagu päris hulluks, ei pea üksinda kodus minema, kui sa oled isolatsioonis. Aga ma loodan, et me kõik püsime terved, et me kõik järgime neid nõuandeid, mis meile antakse, eks ju. Et sotsiaalselt distantseerume, et see viiruse levik, et seda aeglustada, peatada, et jõutaks välja mõelda kas mingit vaktsiini või mingeid variante on ja kuidas nüüd edasi minna. Jah, et midagi nagu hullu ei ole, et me ju alati me kohaneme uute olukordadega. Ma arvan, et paanikaks kindlasti ei ole põhjust, sest see ei too meile mingit kasu. Hoiame rõõmsat meelt, hoiame rahulikku meelt, sest siis on pea selge, me saame selgelt mõelda. Tee need sammud ära, mida on vastutustundlik teha ja ülendaja võtta rahulikult. On. Ja lahutame enda meelt kodus ja mõtiskleme ka. Okei. Väga hea, kui sa vaatasid seda videot, siis see on nagu tore. Ja ma teen veel videoid, ma niikuinii töö mõttes ka, ma pean tegema. Teeme nagu põnevaid videoid ka, või teeme siin seiklusi, et meil oleks nagu hea olla. Okei, ole tubli, stay chill, stay fab, my guy. Tšauka.